A Benguela chamou pra jogar. A Benguela chamou pra jogar capoeira. A Benguela chamou pra jogar. Kui ma olen siin ja ma teen capoeirat, siis ma nagu ei mõtle probleemide peale. Ma nagu unustan kõik ülejäänud maailma ära. Mul tekib niisugune tunne, nagu ma oleks kuskil mujal lihtsalt. Nagu niisugune tunne, kui vahel tekib, et sa tahaksid lihtsalt kuhugile ära minna ja lihtsalt olla natuke aega. Siis capoeiraga ükskõik kus kohas ma olen, kui ma teen capoeirat, siis mul tekib see tunne, et ma olen nüüd ära sellest tavaelu hullumeelsusest. A Benguela chamou pra jogar capoeira. A Benguela chamou pra jogar. Mäng, see treening, nagu kuidas sa üldse jõuad teatud asjadeni, kuidas sa üldse käte peal oskad seista lõpuks või pea peal seista või mis iganes, siis hooda ja kõik see muusika, see seltskond, need inimesed, see nagu õhkkond, mis sul nagu ümber on, see on nagu, ei saa valida endale nagu lemmikut, mis on nüüd sinu lemmik. Et see kõik on üks tervik. Ja see üks tervik on nagu mu lemmik. Bimba assim dizia, tocando seu birimbau, sentado no velho banco, ensinando a regional. A Benguela chamou pra jogar. A Benguela chamou pra jogar capoeira. Vou esperá-lo a voltar. Eu quero entrar na mata. Eu vou tirar madeira boa. Vou pro meu birimbau fazer. Eu vou esperá-lo a voltar. Eu quero entrar na... Ma ütleks, mul on väga hea meel, et ma capoeiraga tegelen nüüd. Alguses küll ma ei... hakkabki mõistma, kui tähtis see tegelikult sulle on pärast mõnda aega. Ja kas jääd selle juurde või siis teed 1-2 aastat trenni ja lähed kuhugi mujal. No capoeira õpetabki kannatlikult, sa pead sellega kannatlikult tegelema rahulikult 10 aastat ikka. Kuni sa saad lõpuks öelda, et ma olen kõva tegema, aga pööratin 10 aastat nüüd. Hästi palju tegelikult selle kohta, milline inimene on väljaspool hoodat või väljaspool capoeirat, ütleb see, kuidas ta mängib või kuidas ta trennis käitub, kuidas ta hoodas käitub. Et kui on tugevam vanem õpilane, kes hoodas on vägivaldne või ebameeldiv vastane endast nõrgematele, siis tõenäoliselt on ta seda ka päris elus. Kui on vastupidi, et sa näed kedagi, kes on tõeliselt arvestav, hooliv, sõbralik, siis tõenäoliselt on see inimene samasugune ka väljaspool hoodat. Ma ei ole kunagi seda otsust pikalt ette planeerinud või enda jaoks lahti mõtestanud varem, et ma nüüd tahan saada capoeira õpetajaks sellepärast, et lihtsalt mingil hetkel mina, Arvo ja sel ajal
Ivan, olime valiku ees, et kas me lõpetame trenni tegemise ära või me jätkame ise. Ja noh, loomulikult me jätkasime, aga noh, meist keegi ei olnud seda pikalt ette planeerinud. See, et meie õpetaja Lauro ära läks Eestist, tuli täiesti ootamatult. Nii et noh, sellist hetke, et lahti mõtestada, miks ma tahan anda capoeira trenni või miks ma tahan olla capoeira õpetaja, et seda peaaegu ei ole olnud. Hiljem olen seda enda jaoks hakanud mõtestama või noh, kuidagi üllatusega avastanud, et ma ju olin kõigi jaoks trennikaasena lihtsalt, me tegime koos trenni külje kõrval. Mingil hetkel siis mina olin nagu saali ees, et see oli noh, natukene veider hetk või sellega harjumine võttis tohutult kaua aega. Ja et see mõte, et okei, ma nüüd olengi treener või ma olengi mingite inimeste jaoks nende esimene ja ainus capoeira õpetaja, et see jõudis tegelikult väga hiljuti kohale. Võt capoeira ongi selles mõttes hästi huvitav spordiala, et see on, mulle tundub, et hästi paljude inimeste jaoks, kes meil trennis käivad, et see ongi siuke peaaegu et ainus osa elust, kus nad tõesti saavad mängida nagu lapsed. Ja noh, minu puhul võib-olla peaaegu et sama. Muud sellist nagu hetke või mingit olukorda, kus ma tõesti teaks, et ma käitun nagu laps või mängin nagu laps, et sellist peaaegu et ei kujuta, et ma arvan, et neid ei ole väga palju. Não sabem que eu sou guerreiro, makulele não se entrega. Capoeira on pigem mäng või ma arvan, et seda peaks mõtestama kui mängu. Loomulikult me õpime kiiresti lööma ja õpime lööke vastu, et me õpime kukkuma. Aga see on pigem, käib selle lihtsalt kaasas, see ei ole eesmärk oma ette. Capoeira mäng, nagu ma ütlesin, on nõrgema võitlus tugevama vastu. Või see filosoofia, mida siis capoeira mänguga nagu edasi antakse või mis on vähemalt see kanduv või läbi välenud capoeiras. Ja tõesti, tihti seda tehakse läbi teeskluse või siis läbi mängu. Et samamoodi nagu capoeiras tugevama vastase vastu ei minda jõuga, teades, et ma nüüd saan haiget ja ma pean olema seisma tema vastas ja siis ta lööb mind ja siis ma saan haiget ja siis ma pean vastu pidama. Et seda ei tehta capoeiras. See filosoofia, et sa saad mingid olukorrad tõesti mänguliselt lahendada või läbi mängu lahendada, et selles kindlasti võtad kaasa. See on, mulle tundub, et see, mida paljud inimesed capoeirast õpivad. Começou a roda ioiô, começou o canto iaiá. Oi do sangue que corre nas veias, oi do corpo que baila no ar, da malícia do negro escravo que lutava pra não apanhar. Vem, começou a roda ioiô, começou o canto iaiá. Capoeira é arte, é magia, foi a força pra se libertar. É um canto que ecoa na areia, embalando as ondas do mar.